tervist! Selles videos võtame osa pokkeriturniiris koos teiste olümpiasportlastega. Lisaks räägin siis ühest huvitavast asjast, kus Eesti sportlased on täitsa kuulsaks saanud ja näitan siis enda päeva ja tegevusi, mis siin olümpial on. Nii et alustame. Ma teen kerge tubade update'i. Meil käib iga 4 päeva tagant käivad koristamas. Väga nice. Nüüd ma tulen tagasi ja mul on siin puhtad linad, kõik asjad. Siis valgus, millest me rääkisime, siia tõmmati mustad teibid peale. Nüüd läheb päriselt siin toas pimedaks ka. Kuigi see valgus, mis siin on, selle saab ka ära katta, aga see ka valgustab, et kuskilt ikka tuleb. Ja see jõgi ikka veel teeb häält. Kahjuks ei ole keegi seda seisma pannud. Keegi küsis, siin ei ole sellist kohta, kus nagu saaks seda muuta temperatuuri, ehk siis jah. Mulle meeldib soojas magada, aga samas Alvaril hakkab palav, nii et jah, siis kogu aeg on lahti ja selleks mul ongi. Mul tegelikult täiega hea meel, et ma ostsin uued silmaklapid ja mul on siis kõrvatropid. Ehk siis need on mul kasutuses iga öö ja saan ilusti magada. Kuigi siin on jah, vahepeal magasin ülihästi, siis paar viimast ööd on olnud siuksed mitte nii head. No nii, ja täna on siis pesupäev, ehk siis lähme vaatame, mis seal pesuruumis toimub. Kas saan riided puhtaks. Seal pidi olema mingi jama, ma ei tea, mingi segadus ja masinad ei pidanud väga hea tulema, aga lähme vaatame. Täna on muidugi kõige ilusam ilm, mis olnud on ja ma puhkan ja sellepärast see on pesupäev, aga jah, enda tuuris ma näitasin juba, aga siit lähed sisse ja vaatame. Aga ma sain aru, et siin on siis ka Corona Lounge mingi asi, kus saab enda mingi lille. Sa saad selle nime panna ja Pulles võttis ja pani imbi nimeks, sest ta vahepeal kutsub mind imbiks. Aga vaatame, äkki ma saan ka. Nüüd ma pean siis nime valima. Ja kuna Pulles pani minu järgi, siis ma panen tema järgi. Ma panen Kulles, sest kõik võiksid Pullest kutsuda Kulleseks. A little bit of water, a little bit of sunlight and much love. Nii, Kulles tuleb siit. Perfect. This is your new roommate, so we need some relaxation. And Kulles will bring you that. Mul on oma lill nimega Kulles, keda ma pean siis armastust andma, nagu ta ütles mulle. Väga lahe, ma arvan, et see on nii kerge, ma võtsin üle, ma mõtlesin, mis asja, kus see nii kerge on, aga seal oli suuremaid ka, aga ma ei hakanud suuremat ikka võtma. Äkki ma selle isegi kannatab koju võtta, kuigi väga võib-olla ei kannata, aga vaatame. Tuuline on, ma pean kaitsma enda Kullest. Suhtke pikk. Kui ma saaks selle koju viidud, see sureb ära suht kiirelt, aga see sobiks mulle, ma tean, riiuli täpselt kodus, kus see sobiks mulle. Saame siis visata kotid sisse. Thank you. See on mingi hügieeni pärast on see, et ei tohi välja võtta, aga tundub, et võib. Eks siis mul see kott on puhtalt transpordi eesmärgil. See masin läheb täitsa täis. Varsti hakkab see siis äkki tööle siin ikkagi ja ma varsti enam ei haise. Nii et 44 minti ja tuleme tagasi. Seal küll ei filminud, aga ega midagi erilist ei ole. Võtsin enda riided, tõmbasin kotti. See vabatahtlik oli juba pannud nagu mingi korvi. Mu riided ma jäi mingi paar minti hiljaks. Aga jah, sain kätte. Nii et see pestud. Nüüd tuleb ainult kuivama panna see. Nüüd tuleb panna siis need kuivama. Aga see tegelikult on jah huvitav, et miks te vaatate seda, kus täiskasvanud inimene peseb oma pesu, nagu see olümpia teeb kõik asjad huvitavamaks. Asjad, mis on muidu mõttetud, on olümpial huvitavad. Vaata, ma tegin selle video, kus ma näitasin, mis siin siis nagu toimub, või nagu mis elamised, tingimused ja ma nagu ei virisend, vaid ma lihtsalt nagu näitasin ja siis ma tõingi välja see müra ja siis valgus ja et nagu putosa valge ja mingi siuksed asjad ja Pulles ütles ka mingi asju ja siis lambist nüüd millegi nägin mingi venelaste TikTok, kus siis põhimõtteliselt oli mingi siuke teema, et eestlased on vihased olümpiaküla peale, et kõik on valesti ja mingi hullult virisevad ja siis tõi need asjad välja, mis ma nagu rääkisin. Et nagu, kui ma MK-l oleks midagi siukest rääkinud, mitte keegi poleks reageerinud, nagu mitte kedagi oleks huvitanud, aga kuna on olümpia, siis see kõik läheb ilusti väga suureks. Ma arvan, et nende läägreidi ja siukest asjadega on ka see, et lihtsalt kõik on, olümpia on ikkagi suur asi selles mõttes, on arusaadav, nagu see Kläbo jooks, mis ta seal sprindifinaalis kõigilt eest ära jooksis, see oli väga huvitav. Kõik mingi jooksu ja Ameerika, kõik need nägid seda, nii et lahe. Ja Kläbo on tegemas ajalugu ka praegu. Kui ta peaks need 6 kulda võtma, siis see on nagu ulme ikka. Ja ta juba
peale teatevõistlust on siis kõige enim medaleid saanud taliolümplane, nii et pole üldse paha. Elame siin Klæbo ajastul. Tegelikult seal on kuivati ka, aga ei otsustanud selle variandi kasuks, sellepärast et see räägiti, et see mingi haiseb ja et ei tee väga hästi kuivaks, nii et vahet üle, mul aega on. Need siin homseks hommikuks on kindlasti kuivanud. Pulles imbiga siis. See on tõesti teistsugune kui mul. Ei sobi üldse nagu värv ei sobi või... Aga kas selle teise jopega idee poolest? Ei, sul ei sobi see värv. No aga kas see on parem kui see, mis meil on? Ma olen liiga itaallane nüüd. No siis see läheb. Palju maksab, kui 50 kilti sellega ära sõidan? Palju see maksab? 35 ikka. Siis ma maksan 35. Just täna pidin ETV-le intervjuu andma selle söögi osas, et kuidas siin söök saadav on ja mis saab ja mis iganes. Ja täna on esimene kord, kus ma just läksin poodi ja ma ei suuda vastu pidada, et ma ostsin ikkagi krõpsu, on ju. Kas on nagu aru saada, et mul on mingi asjad siin taskus või petab ära või? Kuigi tegelikult ei ole vahet. Aga lihtsalt ma mõtlesin, et ma käin enne ära ja siis annan, aga siis nad just täpselt sellel ajal helistas, et kuule, et nad jõudsid. Nii et saame selle hoo pealt ära teha üldse ju. Aga siia vahele on veel rääkima ka ühe asja, kus eestlane on kuulsaks saanud ja täpsemalt tegelikult murdmaasuusataja. Ja see kahjuks ei ole mina, et nii hästi mul läinud ei ole veel. Aga kes mind Instagramis jälgib, siis seal ma ühe korra postitasin ühe pildi, kus Alev poseeris siis. Ja siis seal pidi ka ütlema enda nime. Ja siis oligi, et ütleb, et sa ütleksid nime ja siis ütleksid enda nime natuke aeglasemalt, et inimesed oskaksid hääldada seda õigesti. Ma ütlesingi Martin Hima ja see läheb üles olümpialehele, kus siis saad kõikide sportlaste infot, mille nad võistlevad, mis tulemused ja siis ongi saad pilti näha ja saad seda kuulata, kuidas tema hääldab enda nime. Ja siis ka Pariisi olümpial minu arust läksid siuksed videod päris populaarseks, kus olid siis nagu nii-öelda parimad hääldused enda nimest. Ja et kes siis, kelle nimi on veits naljakas või kes lihtsalt hääldab seda veidiralt või siis mis iganes, seal on variante päris palju. Ja siis juhtus selline asi, ma loodan, üks mees tegi siis TikTokis video top 10 parimat nimehääldust ja sealt me nägime, et Keidi ja Kaidi tegelikult siin videos on ainult Kaidi hääldasid enda nime niimoodi. Kaidi Kaasiku. K-A-I-D-I-K-A-A-S-I-K-U. Tegelikult võin neid selles mõttes kaitsta, et seal oli see mingi itaallane, kes väga inglise keelt ei räägi, et sa võisidki valesti aru saada ja nagu pigem ongi see, et kui nad seda tegid, miks see mees ei öelnud neile, et kuule, et see nagu ei olnud päris see, mis ma mõtlesin, vaid jättiski selle niimoodi. Aga jah, sellel videol on 2,6 miljonit vaatamist, 210 000 laiki. Sellel ta sai 7. koha. Siin on igast huvitavaid teisi nimesi veel. Ühel kommentaaril, kus on Kaidi Kaasiku definitely misunderstood the assignment. Seal on 5400 laiki kommentaaril. A-I-D-I on 12 000 laiki. Ma loodan, et nad vihkama ei hakka mind, et ma üldse sellest räägin enda videos, et võib-olla palju teestlased ei teagi seda, aga ma pean, see on nii hea lihtsalt. Aga samas ma tunnen kaasa ja samas ma mõtlen, et oleks ise olnud nii tark, oleks võinud ka mingit nalja teha seal. Sest tegelikult mul on pigem suht lihtne nimi, ma ei tea, väga paljud seda valesti ei ütle. Oleks võinud ka midagi naljakat teha ja TikTokis kuulsaks saada, nii et ma olen kade tegelikult. Aga jah, ma loodan, et Keidi ja Kaidi mind vihkama ei hakka. Aga jah, see on lõbus. Tšau, Martin! Tervist! Martin Himma peab muide YouTube'is oma olümpiablogi. Nüüd ma sain filmitud. Ma seda ise ei filminud, sest seal oli suur kaamera. Mul oleks piinlik hakanud seda enda kaamerit välja võtta, sest neil oli nii suur paha kaamera. Aga filmisime siis Ringvaatele ja ETV-le. Rääkisin elust külas ja rääkisin siis söögist ja siis me läksime restorani, kus me siis ostis pitsa ja siis tegime niisuguse võrdluse. See oli väga lõbus oli. Nüüd õhtul teen lätlastega pokkerit. Ole vaid. Nagu miks siuke vend on siia tuppu tulnud? Vaatab oma multikeid iPadist ja meliseb. Eesmärk on lätlastele ära teha, kuigi juba on päris halvasti. Mul on 300 ja siin teistel on 4000. See on nagu päris halb.
seis. Martin, kui järgmises vlogis tralala ütled, siis võin sul uue paini teha. Mul hakkas raha otsa saama, aga ma nüüd võitsin. Aga tralala tehtud. Ja Arti võttis ülema mängu ja oi, kunnipaar. Sups, poisid paika ja... Oi, 300. Kas tal on flash? Mis sa teeksid? Ma ei julgeks folduda, mul on siuke arglik mängija. Sa ei julgeks foldida? Tähendab, ma ei julgeks kaasa minna siis. Ma lähen, vaata nüüd. End läks hoolinni. Mis teen? Ära mine kaasa, tal kindlalt flash. Pole hullu, hea proov oli. Ma proovin veel. Aga kui te tahate minu pokkeri karjääri näha, siis kirjutage mul Instagrami ja ma võin teid õpetada ja paneme õhtul mängu käima. Oi, papardi käest. Oi, see pigem oli hea vald. Veits läks pahasti, ma just tahtsin hakata näitama seda mängu, et nüüd läheb huvitavaks, et kes võidab. Aga lätlastega oli väike kommunikatsiooni error, vaid me lõpetasime mängu lihtsalt X hetkel ja siis raha jagati selle järgi, kellel siis raha oli. Et ma mõtlesin just, et lõpetame buy-in'imise ära ja siis nagu teeme selleni, kes võidab. Ehk siis ma ei mängisin selle, et davai, nüüd lähen ja võidan ära terve selle asja. Ehk siis jah, mõnes mõttes igav, aga samas kell hakkab vaikselt juba paljus ka minema, nii et võib-olla ongi hea magama ära minna. Selles mõttes tegelikult poker läks hästi. Ma ühtegi korda ei ostnud sisse ja ma teenisin natuke raha, et teised ostsid suht palju sisse. See selleks kerge siuke õhtune meelelahutus ikkagi sai lätlastega siin pokerit teha. Ehk siis siukest natuke teist elu ka siis suusa ja võistluste kõrvale. Aga hetkel ma arvan, et lõpetan selle video siin. Loodan, et teile see video meeldis. Pange follow Instagramis ja subscribe'ige YouTube'is, sest 10 000 followeri saab täis, siis tuleb suur loos. Nii maskotid, võistlusnumber, douchebagi kott, olümpiatelefon, Oakley prillid. Nii et päris palju asju, päris suur eesmärk, aga pooled, kes näiteks neid videosi vaatavad, ei ole subscribe pannud. Nii et ma arvan, et see on tegelikult tehtav. Teiega näeme siis järgmises videos ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. How many views? 2,6 miljonit. Ossa.